toimub seespoolt südame tasemel ja Scott nii hästi rääkis, mis on süda. Süda on minu meel, aga mitte mu aju. See on mu mõtlemised, aga mitte minu ajuline töö. See on minu kavatsused, mu lootused ja minu mõnes mõttes kõige sügavam isiksus, Kalle, kõik, mida ma mõtlen, kõik, mida ma mõlgutan, kõik, mida ma olen justkui, vähemalt oma mõtetes. See on üks pool meie võitlusest, aga teine pool on see, mis Paulus siin toob välja, see on see väline, sest mina võitlen siin oma südamega tihti, nagu Jeremia ütleb, et see on ka petlik, aga väljaspool tuleb teised asjad ja Scott tõi nii hea näide välja, et üks mees võitles sõltuvusega, pornograafiaga ja ta võitles südamega, oma südamega, kuni ta lõpuks enam ei vaatanud. Ta hakkas aru saama, et ma ülistan Jeesust, mitte mu liha. Ma ei taha seda lihahimu, silmahimu, ma tahan Jeesust. Ja ta võitis. Ta enam ei tegelenud selle pattuga. Aga siis, kui nüüd oli rahu sellest, siis töökohas üks naine tuli ta juurde, füüsiliselt ja ütles, tule minuga, füüsiliselt. Me võime nautida. Ja sa mõtled, mis asi see on? Ja see on täpselt see, mis ma arvan, me näeme, et on seesmine võitlus, mis minu sees toimub, ja väline võitlus, mis tuleb väljaspoolt mind ründama. Ma võin teisiti seda öelda niimoodi. Saatan piiblis, me varsti vaatame seda, ei tegele meie mõtte maailmas. Saatan ei ela meie ajus, saatan ei ela meie südames ja saatan ei ela meie sees. Ta ei ole nagu Jumal. Jumal on kõikjal, Jumal on kõikvõimas, Jumal on kõike teadlik. Saatan ei ole Jumal. Saatan ei ole kõike teadlik, aga ta teab väga palju. Saatan ei ole kõikvõimas, aga ta on ülivõimas. Ja saatan ei ole, ta on nagu võlts, kehv, pseudo Jumal. Ta proovib teha nagu Jumal, aga kõik halvemini. Aga nagu piibel ütleb meile, siis suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Ja Jeesus räägib teemonitest, et kui sa ajad teemonid välja, siis nad tulevad ja leiavad, nende kodu on puhas, pühitud puhtaks, ja siis nad tulevad tagasi 7 muuga ja võtavad siis võimu nüüd, kui kodu on tühi. Aga kristlastel meil ei ole kodu tühi, me oleme püha vaimu tempel. Kodu on täidetud. Ja me teame siis, et saatan ei tegele meie sees tasemel, vaid välisel tasemel. Ja sellepärast Paulus saab öelda meile niimoodi. See on see rünnak, mis tuleb väljaspoolt. Mul tunneb, et see ei tööta. Leivi, kas saad mind aidata? Lihtsalt järgmine. See ei olnud vist õige. Vaata, kas seal on, sai 14 peaks olema. Nii on. Nii ütle, ma proovin, kas see nüüd mul töötab. Seiske nüüd, ütleb järgmise salm. Seiske nüüd. Ja see on see käsk. Kui sa tahad teada piiblis mõnikord, mida me peame tegema, mis on see käsk, me mõtleme, et siin ta ütleb, teie nõuded olgu vöötatud tõega. Me mõtleme, see on see käsk. Aga siin kontekstis käsk on seiske nüüd. Seiske nüüd. Nii et kuna meil on see väline vaenlane, kuni ta ründab meid, siis seiske nüüd ja teie nõuded olgu vöötatud tõega, see tähendab puusad, ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü, ja teil jalgedes olgu valmidus minna kuulutama rõõmussõnumit rahust. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kasutada, te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Võtke ka päästekiiver ja vaimu mõõk, see on Jumala sõna. Ja ma tahan, et sa paned tähele siin, et ta räägib seiske, mitte seisa. Ta eelb, et ta kirjutab kogudusele ja ta räägib meie kõikidega. Seiske nüüd. Miks? Kui te ette, sul on rinne ja te kõik võitlete mingi vaenlase vastu ja te tuleb vastu ja üks langeb sel rindel. Kui tugev on meie kaitse? No see on nõrgem. See on nõrgem. Ja mõnes mõttes kogudusena ja kogudustena me kõik seisme samal rindel, võitlemes vaenlase vastu. Meil on kõigil see sama käsk, et seista vastu. Mitte ainult Kalle, mitte ainult Lennart, mitte ainult Susanna või Jarita, vaid kõik. Seiske nüüd. Ja ta annab meile teada, mis need asjad on.
meil on vöö, soomusrüü, justkui jalatsid ja mõni räägib niimoodi, mõni räägib nõnda, aga ma lihtsalt ütlen, mis grammatika siin ütleb. Grammatika siin ütleb meile niimoodi. See ütleb seiske ja see eeleb, et nüüd sa oled seal. See ei tähenda seise igapäevaselt, tõuse igapäevaselt, see ei tähenda seda. Grammatiliselt see ütleb, tõuse nüüd püsti, ole nüüd püsti. Ole nüüd püsti. Ja mis on veel huvitav on see, et mõni mõtleb, et vaimulik varustus on enam-vähem niimoodi, ma lähen peegli ette ja nüüd ma panen see nagu selga on ju, nüüd mul on see usukiiver või see päästekiiver ja usukilp ja ma pean nagu justkui füüsiliselt panema peale. Aga siin ei ole see, et ma nagu igapäevaselt nagu riideid paneksid selga, vaid jälle grammatikast kasutab sõna või sõnakasutus, mis tähendab pane peale ja see eeldab, et nüüd see on peal. Mitte pane igapäevaselt. See kasutas sellist grammatika. Nagu ma olen öelnud eesti keeles, see pigem tähendab, kui ma küsin, kas sa panid oma sõjavarustus peale, ma ütlen, ja ma panin selle peale, see on tehtud asi, see on tehtud tegevus, see on juba peal. Ma ei võtta seda maha, ma ei pane igapäevaselt peale, mul on see sõjavarustus juba peal ja ma jään valmis. Ja miks ma saan seda rõhutada, on see, mis ta ütleb varem, võtke kätte kõik Jumalast sõjavarustus, et te suudaksid vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Ta eeleb, et sul on juba see seljas. Ta eeleb, et sul juba see seljas. Mitte see, et oi, elu on väga raske. Vaimumõõk. Vaid sul on juba vaimumõõk olemas. Sul on juba päästekiiver olemas. Sul oled juba valmis, et mingil hetkel tuleb vaenlane vastu. Ja mõni siis räägib Paulusest niimoodi, et oli pilt Rooma sõdurist. See on võimalik. Et oli pilt Rooma sõdurist. Kui sa tead, Rooma sõdur oli selline kilp, mis oli umbes ukse suurune, väike uks, kääbiku uks, aga ukse suurune. Ta oli mõõk, mis ei olnud pikk mõõk, vaid lühike. Nad torkasid, nad ei löönud niimoodi. Tal oleks kiiver olnud, mis oleks kaitnud ta kõrvu, ta kaela, isegi ta silmi. Tal oleks olnud jalatsid, mis olid metalljuppidega, et ta saaks joosta nii muda peal, muru peal, igal pool, kus ta peab. Tal oleks olnud vöö, mis oleks esiteks hoidnud ta mingi tooga, mis see alusasi on, see kõik kinni, aga ta oleks ka vöö, mis oleks hoidnud iga teist asja kinni. Ta oleks rüü olnud, mis sõltuvalt pildist, aga siin Paulus kasutab sõna, mis oli mitme osega metallist. Enam-vähem nägi välja nagu soomusrüü selles, et see oli augud nagu, ma mõtlesin pildi peale, aga see ei tule välja, aga nagu ribad. See oli nii konkreetne, nagu nii tugev, et keegi ei saanud iski peaaegu nagu midagi teha selle vastu. Ja selle kõige juures siis ta oli valmis iga asja vastu, mis tuli. Ta oli kõik valmis. Ja mõni ütleb, see on see pilt, mis Paulus kasutas, ja ma arvan, see vastab tõele enam-vähem. Ta kasutab sõnu, mis kreeklased kasutavad nende asjade kohta. Suur kilp ja kõik muu, nii et ta ilmselt mõtles. Aga igal juhul ta mõtles mitte mõnusa pilli, et ole lihtsalt väike sõdur, vaid see on sõda. See on vaimlik sõda, mitte füüsiline. Seal on halvad süsteemid, halvad riigid, halvad olukorrad, ja lõpuks kogu kurja taga on kurise saatan. Aga Paulus ütleb meile väga hästi. Ta ütleb niimoodi 2 Korintlaste 10:3-5. Sest ka lihalikus ihus elades ei sõdi mees selle loomuse järgi, ehk liha järgi. Ehk sa ei võta kätte mingi relva füüsiliselt. Me võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste maha lõhkumiseks. Me kummutame targutused, purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu, ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted. Paulus nii efeslastele kui ka korintlastele ütleb niimoodi, et meie koht on seista Jumala väes. Vaata 10. salm siin efeslaste 6. Saage vägevaks isandas ja tema tugevuse jõus. Mitte enda, vaid tema. Ja nüüd, kui me vaatame seda, ta ütleb, need relvad on Jumalast vägevad, mitte minust vägevad. Need on kõik Jumalast sõltuvad relvad. Ja see loomulikult on see sama pilt, mis me näeme efeslaste 6. peatükis, saage vägevaks isanda tugevuses. Nii et meie võitleme Jumalas. Me oleme Jumalas, kui me võitleme.
mitte endas, vaid Jumalas, ma olen Kristuses, kui ma võitlen. Ja see on väga oluline, sest see tähendab see, et see on vaimulik võitlus ja see on saatana salanõude skeemide, nagu ükskord kasusin, sõna selle metoodika vastu. Ehk saatan, olles alguses peale olnud Eedeni ajas, kes tekitas esimese kiusatus Eeva vastu ja Aadama vastu, on alguses peale vaatan, kuidas kurjalt kasutada ära neid võimalusi inimkonnaga. Ta on väga kaval. Ta ei ole lihtsalt üks tark inimene või tark tegelane. Ta on olnud juba mitu, väga kaua aega olnud. Ta on olnud algusest peale. Mitte alguses ehk enne loomist, aga Jumal on algusest peale kui alati, aga saatan on olnud loomisest peale. Ja saatan siis teab, ta on kaval ja ta kasutab metoodikaid. Saatan teab täna ilma küsimata, mis võiks sind võrgustada. Ta teab, miks sa oled inimene. Sul on Aadama loomus, pattu loomus. Ta ei pea mõtlema, et tead ju, ma ei tea, mida teha selle inimesega. Ta teab täpselt lihahimu, silmahimu, elukõrkus. See töötab peaaegu alati. Kellele ei meeldi, kui keegi tunnustab neid? Sa oled nii tubli, sa oled nii tark. Scott rääkis väga kurvast loost, kus üks naine nii tahtes armastust, üks mees tööl lihtsalt andis komplimenti, kuni see naine lõpuks rikkus abielu selle mehega. Ta tahab seda elukõrkust, tahab natukene naudingut, tahab tunnustust. Kas saatan ei tea, et meie tahame seda? Kas me ei taha tunnustust? Kas me ei taha füüsilist naudingut? Kas me ei taha inimlikult neid asju? Ja ta kasutab metoodikat, et rünnata. Kuidas Paulus aga võitles? Siin on mu küsimus. Paulus räägib nüüd vaimulikust võitlusest. Kuidas Paulus võitles? Paulus ometi ütle, kas sul on siis mingi kiiver peas või mitte? On ju. Ja Paulus ütleb, teine korintlaste kiri 6:3-10. Me ei anna mitte milleski põhjust komistamiseks, et seda ametit, ehk apostli ametit, ei laimataks, vaid näitame end Jumala abilistena kõiges. Suures kannatlikkus, nüüd ta räägib raskustest korraks, suures kannatlikkuses, ahistustest, hädadest, kitsikustest, hoopide all, vangis, mässudest. Ja nüüd ta räägib edasi, kuidas nad tegutsevad. Vaeva nägemistest, valvamistest, paastumistest, puhtusest, tunnetusest, pikkameelsusest, heldusest, pühas vaimus, siiras armastus, mäletad, pühas vaimus. Paulus ei võitle oma jõuga. Ta teab, et see jõud on Jumala oma. Tõe sõnas, Jumala väes, õiguse relvad ka paremas ja vastukus käes, aus ja häbis, laituse all ja kiituse all, kui eksitajad ja siiski tõe rääkijad, kui tundmatud, ent ometi tuntud, kui surjad ja ei näe me elame, kui karistatud, aga mitte surmatud, kui kurvad, aga ikka rõõmsad, kui vaesed, kes siiski paljusid rikkaks teevad, kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik. Kuidas Paulus võitleb? Tema eluga, ta elab puhtalt, ta tunnistus on puhas maailmale, mis vaatab peale. Aga ma tahan, et sa paned tähele ka, kuidas ta räägib, ta ütleb, me oleme ometi tuntud, me elame, me oleme tõe rääkijad, me ei ole surmatud, meie päralt on kõik, me räägime tõtt ehk tõe sõnas, Jumala väes, õiguse relvadega. Paulus räägib sellest, kuidas ta loodab issanda peale, et see, mis toimub, see, mis tuleb vastu, ei ole nii, nagu see on, vaid Kristuses on lunastatud. Kristuses on kõik parem. Ta näitab alati siin, et tema identiteet, tema identiteet on Kristuses. Mis ta mõtleb, kui tundmatud, et ometi tuntud? Ta mõtleb see, et kui keegi maa peal ei tea mind, siis Jumal teab mind isiklikult ja on lunastanud mind läbi Jeesuse. Kui ta räägib, et kui surjad ja ei näe me elame, ta räägib sellest, et mul on igavene elu Kristusega, taevas, peidetud temaga. Kui ta ütleb, et inimesed ütlevad, ma olen eksitaja, siis ma olen tõerääkija, sest ma olen Jumala pool. Ja nagu Scott ütles nii hästi, ta ütles niimoodi, kui me tahame rääkida inimestest, kes on normaalne, me räägime lõpuks Jeesusest. Kas sina tahad olla normaalne inimene? Olen nagu Jeesus. Ta on ainuke normaalsus. Miks? Sest Jeesus on see inimese idüll või ideaal, sest Jeesus oli Jumalaga, Jeesus oli ihus, lihas inimene ja Jeesus elas perfektselt. Kui teda kiusati, ta ei läinud kaasa. Kui Jeesust piinati, ta armastas. Kui Jeesust
sõimati, tema ei noominud vastu. Jeesus elas perfektselt inimesena, näidates ka, kuidas meie peaksime elama. Sellepärast Paulus ütleb, seiske nüüd, teie nõuded olge vöötatud tõega, Efeslaste 6:14, ja teil olgu selles õigusus soomus rüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmus sõnumit rahust. Kas Paulus siis mõtles Rooma sõduri peal? Ma juba ütlesin tõenäoliselt küll. Ja kui sa olid elanud Rooma impeeriumis nagu Paulus 1. sajandil, 2. sajandil, 3. sajandil, see oleks normaalne, et politsei asemel sa näeksid Rooma sõdureid. Sa näeksid, et nemad marssivad ringi linnas tõenäoliselt, nemad valvavad riigikogule, nemad teevad seda kõik. Oma suure kilbiga, oma kiivriga. Sa oleksid näinud selliseid tegilasi, kes võitlevad kogu aeg. Aga veel, ma arvan, Paulus mõtles Jumala peale, sest need asjad, soomus, rüü, vöö, on kõik Jumala relvad. Jesaja 11:5, õigus on kui vöö Jumala niudel ja ustavus kui riht puusadel. Jesaja 59:17, Jumal pani enne selle selge õiguse otsa kui soomus rüü ja pääste kiivri pähe. Paulus, ma sain aru, et see oli Rooma sõdur. Jumal on see eeskuju. Jumal paneb pääste kiivri pähe. Ta riietus kätte maksu riietuse ja kattis ennast püha vihaga otsa kui üle kuuega. Või Jesaja 52:7, nüüd see räägib nendest, kes lähevad kuulutama Jumala rõõmusõnumit. Kui armsad on mägide peal, sõnumitoojad sammud, ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Sionile, sinu Jumal on kuningas. Need on Jumal. Kõik need sõjavarustus on Jumala omad. Sellepärast Paulus saab öelda, et ma saaks vägevaks Jumalas. Mina ei seisa niimoodi, et nüüd ma olen väga vaimumõõg. Vaid Jumal on see, kes on see tugevus. Mina seisin Jumala tarkusest, Jumala päästest, Jumala töös, pühas vaimus, tõe rääkimises nagu Paulus. Ja mõtle nüüd korraks, kuidas saatan kiusab ja ründab Vanas Testamendis, Uues Testamendis. Ma saan öelda, et saatan võib niimoodi üle võtta inimesse nii Vanas kui Uues Testamendis, ehk sisse minna elama nii Uues Testamendis kui Vanas Testamendis, aga mitte kristlast. Ma tahan, Eeva on Eedeni ajas ja saatan tuleb mauna füüsilise kujuga ja kiusab teda. Või kiusatab. Iob, tema on ka füüsiline. Kõik läheb halvasti. Saatan ei hakka rääkima Iobile, et Jumal ei ole hea, vaid saatan ründab füüsiliselt Iobit. Kui sa vaatad Daavidit, siis Daavidi kiusatus oli see, et ta loendaks kogu Iisraeli sõjavägi. Ja see oli halb. Jeesusega oli saatan füüsiliselt seal Jeesusega, nii palju kui me saame aru, ja kiusatas teda niimoodi, et vaata seda, tule kummarda mind. Kui me vaatame Paulust, siis Paulus ütleb, et kogudusi rünnatakse, teda isiklikult rünnati, et on väärapostlid. Kui me lugesime 1. Johannese kirja enne jutlust, siis tema räägib justkui palju antikristustest, palju antikristusid ütleb. Me antikristus on üks, Johannes ütleb, maailmas on palju antikristusid, sellepärast me teame, et on viimased ajad käes. Need on väärapostlid, väärõpetajad, väär. Kõik vale. Uues Testamendis me teame, Peetrus ütleb, et saatan mürgab nagu lõvi, otsis kedagi, keda murda. Me teame, et siin Efeslaste 6, et ta laseb põlevaid noole. Me teame, et ta veel tegutseb, aga see on väline. Saatan võib kasutada teoreetiliselt olukordi või igasuguseid kiusatusi ja ma arvan, saatanlik võim, nagu ma ütlesin eelmine kord, kui me rääkisime Ukraina sõjast, me ütleme, Putin on kuri, sest Putin ründas Ukraina. Putin ei ründanud, Putinil ei ole püss käes seal. Aga me räägime, Putin ründas Ukrainat, sellepärast, et Putin on selle süsteemi üle. Ja kui ma ütlen, et saatan ründab, ma alati ei pruugi rääkida otseselt saatanast, vaid saatanliku süsteemist. Võib-olla saatan saadab deemoni, võib-olla saatan saadab mingi muu. Ja ma arvan, et meie maailmas täna võib-olla isegi mõni riigijuht, kes on tõesti deemonlik, see võib juhtuda. Ma arvan, et meil süsteemis on deemonlikud, kogu maailm on kurja käes, ütleb Johannes. Aga me ei pea muretsema, et ta kuidagi tuleb sisse
ja ründab mind, kusjuures esimese Johannese kiri ütleb, ja kuri ei puutu meid. No kas meid või Jeesust, sõltub tõlgendajast. Ta ei saa päriselt meid tappa, nagu Iobi näide. Eile me vaatasime Iobi näidet Skaatiga siin Piibli keskses nõustamises ja Iobiga oli huvitav, et Jumal ütles, aga Iobi hinges ei tohi puudutada saatan. Ja Peetrusega oli täpselt sama. Saatan tahab siin sõeluda Peetrust. Aga ma olen palunud sinu pärast. Mida ta palus? See, et ta püsiks. Ta palus, et ta püsiks. Ja ta püsiski. Jah, ta kukkus, aga ta püsiski. Nii et saatan saab igasuguseid väliseid asju teha. Aga eeldus on see, et meil on see sõjavarustus juba seljas. Ja ma tahan rõhutada seda, et see on juba tehtud asi. Ja kuidas me võtleme vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted, nagu me vaatasime ma ei mäleta siin või seal. Et me võtleme kõik Kristuse sõna kuulmisse, kõik mõtted. Ja kui sa mäletad, Scott rääkis, kui sa olid siin, ja ma listan Scott öelda, sest see on nii värskelt peas. Kui sa olid siin, see oli nii kasulik. Sinu võitlus, kristlane, ei ole niivõrd see, et kas mina... kõige suurem võitlus on see, et minu meel, mitte mu mõtteid alati, mitte mu aju, vaid mu meel, mu südamekavatsused, mu südame mõtlemised, mu südame meel, mu seesmine inimene oleks alati pühenenud Jeesusele, alati suunatud Jeesusele. Ja kõik rünnakud, mis tulevad väljas poolt, lõpuks tahavad meid hoida selles samas asjast. Mis on kiusatus? Kiusatus on see, et kas selles hetkes ma siis ülistan Jumalat või ma ülistan ennast ja teen lihahimu, silmahimu või elukõrkust. See on mõnes mõttes südamevõitlus, mitte emotsioon, see ei ole see mõte, see on meel, mõtted, sügav kavatsus. Ja Jeesus ütleb, kõik kuri tuleb südamest, abielu rikkumised, hooramised, mõrvamised, kõik tuleb seest. Saatan ei pea meile rääkima, et patt on hea, meie süda juba Jeesus ütleb, et kõik see tuleb südamest. Aga mis me näeme siis? Me näeme seda, et Roomlaste 12.2a ütleb, ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meile uuendamise teel. Mitte aju, vaid minu seesmine inimene, mu mõttemaailm selle peale, mida ma mõtlen, oleks uuendatud seesmise inimese poolest. Või õpetussõnad 4.23. Hoia oma südant, ta ei mõtle emotsioone, ta ei mõtle Disney prinsessi süda, ta mõtleb minu seesmine inimene, minu kõige sügavam isiksus, mu sügavam mõte reaalsusest, tõest ja muust, et ma kaitsen seda enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Mul üks õppejõud, kes ütles niimoodi, su süda ei ole füüsiline, see on sinu seesmine inimene. Me peame justkui punkrid ehitama ümber ja okastraati panema ja suured püssid panema, et kaitsta seda. Et ma ei hakka kalduma siia või sinna ja nii hästi ütles Scott jälle, et see, et kõige rohkem, mis me teeme, kui me teeme pattu, on see, et me oleme uskunud valet. Me oleme uskunud valet. Miks sa teed pattu, kristlane? See ei ole see, et ma lihtsalt nii tahtsin ja seda sa tahtsid, aga miks sa tahtsid seda? Sest sa uskusid selles hetkes valet, et see asi tõesti aitab. See asi tõesti on hea. See asi tõesti lahendab. Ja kristlane, mis ole kogenud, iga patt võib olla magus korraks suus, aga see on alati happu pärast. See on alati happu pärast. Miks sa oled uskunud valet? Et see on magus. Ja see korraks oli, täpselt nagu saatan Eevaga. Aga kas see oli tõesti hea vili? Ei olnud. Ei olnud. Sa oled uskunud valet, nagu mina olen uskunud valet. Me peame mõtlema tõe peale. Saatana kohta öeldakse, et ta on valede isa. Nii et see kuri päev, millest Paulus räägib, kurjal päeval te saate seista, nagu ta ütleb Efeslaste 6, et te saate seista kurjal päeval, panna kurjal päeval ja jääda püsima. Mis see kuri päev on? Ma ütleks, et see kuri päev on kõige rohkem see, iga hetk, kui see on halb päev, tuleb kiusatus, tuleb rünnakuid, tuleb mingi muu süsteem peale, tuleb kiusatus kurjal päeval. Halval päeval me saame öelda. Ma rääkisin, et poistega ma ütlesin, sa pead seisma, ma seda tahtsin poistele selgeks teha ja ma seisin elutoas ja ma ütlesin, poisid, lükkage mind ümber. Lükka mind ümber. Kas nad suutsid?
ei suutnud. Veel, 2 aasta pärast, kui nad suuremad, siis nad vist suudavad. Aga veel mitte. Ma seisin vastu. Ma näitasin, saab seista vastu. See on see pilt, mis Paulus ütleb. Sa seisad seal, sa ei ründa, sa ei lähe ründama, sa ei jookse vainlasele vastu. Sa seisad, sa hoiad oma maad ja sa seisad. Lükka mind ümber, ma ütlesin poistele. Ja kui tuleb see kuri päev, see on kõik, mis ma teen, ma lihtsalt püsin Jeesus, ma püsin isandas, ma püsin Jumala sõnas. Nii et kui tuleb vale, kui tuleb mingi muu asi, siis ma püsin isandas. Ja kui me räägime siis see, et teie nõuded olgu võetud tõega, mis me saame öelda? See tähendab seda, me elame kohas, kus tuleb kiusatus kahelda või kahetseda või kahelda, kas Jumala teed on head, kas Jumal on tõesti ustav, kas Jumal tõesti on. Ja see oleks üks teoreetiline rünnak. Ehk Jumal ei ole hea. Me nägime seda saatanaga Eeva juures. Jumal ei ole sulle tõtt rääkinud. Ta valetas. Kas Jumal tõesti ütles seda? Mille vastu Eeva oleks pidanud ütlema, ei, ta ütles hoopis seda päriselt. Eevaga tundus, et see töötas. Eeva hoopis hakkas kaitsma, kartma tundus. Nii et meie, kuidas me paneme vöö puusadele, kuidas me seame seda, on see, kui tulevad valed vastu, kui tulevad teised asjad vastu, kui tulevad see, et mingi see vale, kas see on kiusatus väljaspoolt, saatanlik, kas see on kiusatus südamest, siis ma seisan selles tões, et see, mis Jumal on rääkinud, on tõde. See, mis Jumal on lubanud, on tõde. Ma ei usu seda valet. Ma ei usu seda valet. Jumal on öelnud, et ka minu kannatuses täna ta teeb midagi imelist. Ma seisan kindlalt. Ma ei liigu siia või sinna. Ma panen tõevööd puusadele. Ma elan ja usun, et see, mis ta ütles, on tõde. Kuidas saatan veel ründab vähemalt Piiblis? Me vaatasime Sakarja raamatu. Sakarjas tuleb saatan ja süüdistab keda? Joosa, ülempreester. Ja mis ta ütleb? Enam-vähem. Vaata, mis määrdunud riideid. Nii must, kui ta on. Kuidas ta seisab Jumala ees? Ja see on see, ma ei ütle, et see on alati saatanlik, aga kas sul ei ole sama asi, mille vastu sa pead seisma? Sa ei vääri, sa ei ole tubli, sa oled jama, sa täna eksisid liiga palju, sa ei vääri isegi andestust täna, sa oled paha poiss. Ja ma saan öelda, inimlikult see kõik vastab tõele. Inimlikult see kõik vastab tõele. Sest Jesaja 64:5 ütleb, me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õigus on määrdunud riide sarnased. Inimlikult see vastab tõele. Ma ei vääri mitte midagi. Ma olen pattu teinud, ma olen juba kirkusest ilma jäänud, ma ei vääri mitte midagi head. Aga mis Sakarja raamatus juhtus Joosuaga? Mis juhtus? Nad andsid talle puhtad riided. Ja see on pilt meist, kui meid võetakse vastu Jeesuses. Me saame puhtad riided. Meid uuendatakse, meid õigustatakse, meid tehakse õigeks läbi usu Jeesusesse. Ja see on imeline pilt, sest kui sa tunned seda süüd, kas see tuleb väljaspoolt või seespoolt, me seiseme kõige paremas asjas. Mitte see, et ma olen väga tubli täna olnud, ära ütle nii. Aga mu naine arvab, ma olen tubli, see on ka ilus asi, mida öelda, vaid see, Roomlaste 13, öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maa pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega, elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamisest, mitte kiimalusest ega kõlvatusest, mitte riius ega kadeduses, vaid rõivastuge Isanda Jeesuse Kristustega ja ärge tehke iu eest hoolitsemisest himude rahuldamist. Mis ma pean tegema? See on üks väga ilus pilt ühes laste raamatus, mis meil kodus on, Palvarendri teekond mõeldud lastele, ja see on kristlased, kes kõnnivad ja neil on valged rüüd seljas ja vaenlased viskavad muda neile vastu. Aga neil veel valged. Miks? Sest see valge rüüd, mis meie saame, on mega kõige vahvam imeriie. See ei lähe mustaks. Miks? Sest see on Jeesuse soomusrüü, see on Jeesuse õigus, mis ma panen selga. See on Jeesus, keda ma panen. Pange Jeesus, rõivas Isanda Jeesuse Kristusega. Ma puhkan, ma hingan selles, et Jeesus on minu esindaja. Joosu ei hinganud selles, et ma olen tubli preester olnud, vaid see, et Jumal ise andis talle selle õiguse.
ja mina kristlasena läbi usu Jeesusesse olen saanud seda valget rüü, mis ei saa mustaks teha. Et kui tuleb see vale, see süüdistus, ma võin seista ja öelda, kõige imelisem. Mul oli üks kursuse kaaslane seal USA-s. Ma ei õppinud taga, aga ta oli seal koolis. Ta nimi oli Romans, ta oli lätlane USA-s. Romans. Ja ta ütles enne kohta, et minu nimi on Romans, ehk inglise keeles Romans. Minu nimi on Romans, sest Romans 8. Sest Romans laste 8. Ja mis ta ütles? Minu nimi on Romans, sest roomlaste 8.1. Nii ei ole nüüd enam mingid hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Ta ütles, mu nimi on Romans, sest see on tõde. See on minu nimi. Nii et miks sina kõhkled selles? Miks sa kõhkled selles? Sa seisad mitte oma õiguses, mitte oma tões, vaid Jumala tões, Jumala, Kristuse Jeesuse õiguses. Nii et miks sa kahtled? Ja imeline asi on see, mis on esimese Thessalonika 5.8, on see, et see õigus, mis ta annab meile, on imeline. Miks? Sest kui ma tean, et ma olen õige Kristuses ja ma tean, et ma olen puhas Jeesuses, siis ma tahan elada puhtalt ka. See on see imeline asi, mis juhtub. Vaata, mis ta ütleb seal. Aga meie, kes oleme päevalapsed, valguse lapsed, mitte pimeduse, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning pääste looduse kiivriga. Ma võtan seda vastu ja ma elan justkui selle sees. Ma elan selles õnnistuses, mis ta on mulle andnud. Ma elan selles kõiges, mis ta on mulle kinkinud. Nii et kui mingi hukkamõist tuleb, sa võid öelda kristlasena, et Jeesuses Kristuses ei ole hukkamõistu mulle, sest Jeesus on maksnud minu eest. Tema tõde ütleb seda ja ma panen see kõvasti kinni. Ma seisen selle soomusrüüga, vahet ei ole, mis tuleb mu vastu, kiusatus, hukkamõistu. Nagu saatan, Sakaria raamatus, sa oled must, sa oled kõik. Üks hullus jutlustaja ütles niimoodi, olete võib-olla kuulnud seda, et kui saatan ütleb sulle, kui must sa oled, ütle, sa isegi ei tea pool sedagi. Sa isegi ei tea poolt seda. Sest ma tean, kui must ma päriselt olen, aga ei ole hukkamõistu mulle Kristuses Jeesuses. Ja ma tahan jätkata, aga ma näen kella. Järgmine kord me vaatame siis kiivrit, me vaatame veel kõike muud. Aga täna, mis ma tahan sulle rõhutada? Ma lihtsalt ütlen kiiresti, mis see päästekiiver on. Ma loodan, et järgmine nädal me vaatame veel. Mis see päästekiiver siis on? Päästekiiver on lõpuks see, et ma seisen, ma olen kaitstud ka. Meil on kaitstud. Mu süda, mitte siin, vaid mu südame mõtlemised on ka kaitstud, sest ma olen päästetud. Kuidas ma tean? Sest Jeesus Kristus on surnud risti peal. Mitte ainult. Ta läks risti peale, ta suri, ta oli maetud ja 3. päeval Jeesus tõusis taas, et läbi usu sellesse, mitte minusse, mitte mu sõjavarustusse, vaid läbi Jeesusse. Nüüd ma olen õigeks mõistetud. Ma olen perfektne, mitte minu pärast, vaid Jeesuse pärast, kui ma olen uskunud. Ja Jeesus suri, et mina täna saaks vabaks mu patust, mu süüst, mu koormusest ja ma saaks Jumala lapseks, isadepäev, ma saan Jumala lapseks, kui ma usun Jeesusesse. Ma saaks Jumala lapseks, kui ma usun Jeesusesse. Ma tahan jõuda, päästekiiver on üks, ma tahtsin jalatsite juurde, evangeelmi jalatsite täna, aga me seekord ei jõua. Jalatsid on imelised, siis kui Jumal lubab järgmine jalatsite juurde, et me saaksime seista. Aga täna, kas sa puhkad selles, et Jeesus on su õigus? Et sul on tema tõde ja vahet ei ole, mis tuleb vastu, ma hingan selles, ma puhkan selles, ma leian aset selles, et Jeesuse tõde on tõde küll. Ta ei eksita mind, vahet ei ole, mis tuleb vastu, ei, Jumal on öelnud. Ja ta ei eksita. Kas ma seisin tema õiguses? Ei, vahet ei ole, kui must sa võid öelda mind olevat. Ma olen puhtaks pestud Jeesuses. Me teame tema metoodikat, ta süüdistaja on, ta on valetaja ja meil on juba vastumürk nendele asjadele. Ma seisan Kristuses, ma seisan tema tões. Kui Iisrael, ma lõpetan ühe salmiga, Jesaja 61:10. Kui Iisrael oli väga raskes kohas, siis Jumal ütles Iisraelile, et ta saadab päästjat, Jeesust, Messiast, kes aitaks neid
ja ta on see rõõmupäästja, ta on see, kes tuleb rõõmusõnumiga. Ja siis järgmine slaid, kus sa saad panna, ütleb siis väga hästi. Jumal siis on öelnud Iisraelile, et see Messias tuleb ja see on imeline. Ja siis korraks me ei tea, kes hakkab hüüdma siin, ma lihtsalt ei tea. Aga ma arvan, see on see, kes nüüd on päästetud. Ja mis ta ütleb? Jesaja 61:10, kui Messias on tulnud, kui ta on tõesti päästnud, mis ma saan öelda? Mina rõõmutsen väga isandas. Mu hing ilutseb mu Jumalas, sest Jumal on mind riietunud päästeriietega, katnud õiguse kuuega. Otsa kui oleks peigmees enne selle pähe pannud piduliku peakatte või pruud ennast ehetega ehtinud. Ta on andnud meile neid riideid juba Kristuses Jeesuses. Palvetame. Me täname sind, isand, et sa oled meid lunastanud, et sa oled hea, et sa ei ole meid maha jätnud, et sina oled meie õigus, et sina oled tõde ise, tee, tõde ja elu ja me ei pea kartma. Kas tuleb vale vastu, kas tuleb süüdistus vastu, me seisme Jeesus sinus ja me kiidame sind selle eest. Me täname sind, et sa oled nii imeline ja me kiidame sind, et sa oled meie päästja. Me armastame sind nii palju ja palume sinu abi, et me võiksime usaldada sind rohkem ja panna tõesti sõjavarustus selga, et me võiksime seista vastu kurjal päeval. Palume Jeesuse nimel. Amen. Me tõuseme püsti ja laulame ja siis meil on pühaõhtu söömaaeg nagu peaaegu iga nädal. Nii et võtame hetkeks laulda meie isandale, et te võite püsti tõusta. leiva murdmise juurde, nii nagu Jeesus ütles sel viimasel õhtul, võime korraks istuda, ta ütles, kui ta jüngritega koos oli, ta võttis leiva ja ütles, et see minu ihu, võtke, sööge, tehke seda minu mälestuseks, ja ta võttis karika ja ütles, et see on uus leping minu veres, mis valatakse paljude pattude andestuseks.
et me võime taas meelde tuletada, kes on Jeesus ja mida ta meie eest teinud. Ja täna me kuulsime, et Jeesus Kristus, ta on meie vaimulik sõjavarustus. Tema on meie pääste, meie õigus, meie kindel rahu, ta on meie tõde ja meie kõik, mida me vajame, et jääda püsima. Ja see, et me meenutame, mida Jeesus on teinud, see meile kinnituseks vaimulikult. Et Rooma kirja 8. peatükk ütleb meile, et Jumal on andnud oma poja, Rooma 8.32, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest. Kuidas te peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima? Kui julgustav, et milles iganes me praegu oleme, mis olukorras, mis võitluses, mis kiusatuses, siis mõtle selle peale, mida Jumal on teinud. Et kui sa oled uskunud Jeesusesse, et Jumal on saanud sinu armastavaks isaks, sa võid tõepoolest palvetada, nii nagu Jeesus õpetas, minu isa, kes oled taevas, sellepärast, et Jumal on saatnud oma poja minu päästeks. Ta ei säästnud oma poega, ta andis oma poja minu eest, et kui kallis ma olen Jumalale ja kui kallis on iga päev, mille Jumal on mulle kinkinud, et kui me siit täna läheme, täna on nädala esimene päev, kõik need järgmised päevad, mõtle selle peale, kui kallis on iga hetk, mille Jumal sulle kinkinud, sest ta andis oma poja sinu eest, Jeesuse. Ja kui ta andis Jeesuse, kas ta siis ei peaks koos pojaga sulle kõike muud kinkima? Täielik pääste, et ta viib sind lõpuni välja, ta ei jäta sind maha, ta ei hülga sind, ta hoiab sind kuni lõpuni. Et ise kui on rasked võitlused, kiusatused või kui sa oled komistanud ja langenud, siis mõtle selle peale, et kui te ei säästnud oma poegagi, siis kuidas te peaks sulle kõike muud andma, nagu Rooma 8. peatükk ütleb, et kui ta meid tõesti ette ära tundis, meid valis, siis on ta ka määranud meid ette kirkuseks, ta hoiab meid. Kui kinnitav see on. Ja kui me oleme täna kuulnud vaimulikust võitlusest, siis olgu sulle kinnituseks see, mida Jeesus on teinud. Et kui tuleb kiusatus, saatan tuleb ründama, siis mõtle selle peale, mida Jeesus tegi. Ma loeks veel Hebra 10. peatükk, kus on hoiatus. Ja kui sa tõepoolest oled ära tundnud Jeesus oma päästane, siis see hoiatus on hoopis sulle kaitsevarustuseks, et sind kaitsta. Hebra 10.29. Kui palju rängema nuhtluse väärib, sest teie arvates see, kes Jumala poega on jalgadega tallanud, ega ole pühaks pidanud lepingu verd, millega ta on pühitsetud, kes on teotanud armu vaimu. Et Hebra kirja autor kirjutas selle hoiatuse neile, kes hakkasid kahtlema, et kas tõesti tasub uskuda Jeesusesse, kes kõhklesid ja tahtsid minna tagasi judaismi. Ei, ära tee seda. Ja kui mis iganes kiusatus sind tabab, sa ei tea ette, mis sind ees ootab see nädal, siis võta see kaitsevarustus, Jeesus Kristus. Et kui tuleb saatane kiusatus ja ahvatlus, patule järgi anda, vihastuda või täna kuulsime silmaimu, lihaimu, elukõrkus, mis iganes see on, mõtle Jeesuse peale, mõtle nii sügavalt, et tõesti Jumala püha vaim, armu vaim, tugevda sind, täidab sind, kui sa mõtled, et kui ma annan sellele patule järgi, siis selle patu tõttu Jeesus löödi risti, ta valusalt kannatas minu patu, minu himu pärast, minu viha pärast, lõi temasse sügavad haavad, ta suri minu patu pärast. Ja siis sa mõistad järsku, et Kristuse ristis on vägi pühitsuseks, et ma suudan võita kiusatuse, sest Kristus suri minu eest. Ja ma mõtlen, kuidas Jumal andis oma poja, ta loovutas oma poja minu eest. Ta andis kõige kallima kingituse, kuidas ma siis ronin üle nagu selle haavatud ihu, et saada oma patu või kiusatusele järgi anda. Ei, ma ei tee seda, sest ma mõtlen Jumala armastusele. Isa armastas, andis oma poja minu eest, loovutas ta minu eest. Ja kui ma olen kiusatud kahtluse poolt, laiskuse poolt, ma ei taha ennast kokku võtta vaimulikult, ma ei taha järgida Kristust, siis ma mõtlen sellele, et Jumal on nii kalli kingitused andnud. Oma poja Jeesus, ma pean tõusma püsti, edasi minema, võitlema
sest mu päästja armastas mind, loovutas end minu eest. Et võtame korraks hetkeks palveks aega ja siis saame osa karikast leivast. Jumal, sina tead, mis on meie vaimulikuks võitluseks, igalühel oma võitlused, kiusatused ja ka läbikukkumised, siis palun, et me võiksime täna praegu uuesti saada kinnitatud vaimulikuks võitluseks, et sa oled meile andnud kogu sõjavarustuse, sa oled andnud oma poja Jeesuse Kristuse meie eest, kes suri meie pattude andestuseks, et sa loovutasid tema meie eest. Ja ma palun sind, et sa annaksid uut kindlust ja tugevust võidelda, seista vastu kurjale, surmata lihateod, võita kiusatused ja hoida oma süda puhas, sest sina andsid oma kõige kallim, oma poe Jeesuse meie päästeks. Ma palun, et me võiksime nii sügavalt mäletada, mida sa oled teinud, Jeesus, et tõesti sinu kallis püha vaim läbi pühakirja sõnade võiks praegu neid täita, meid kinnitada. Kallis armuvaim, me täname sind. Aamen. Nii, me võime tulla saada osa, kui sa oled tõepoolest uskunud Jeesusesse kui oma päästesse. Kui sa tuled teha seda ehtsalt ja siiralt, et sa tõesti usud, et Jeesuse veri on valatud sinu pattude andestuseks. Ta on su päästja ja sa tahad Jeesust järgida ja võidelda. Tuleme ette ja saame osa teivast. Täname sind, kallis isa, et sa ole tõesti saanud meile isaks, sest sa läkitasid oma poja meie päästjaks. Täname sind, Jumal, et sa oled andnud kõige kallima kingituse oma poja meie eest, Jeesuse. Ja sa andsid ta nõnda, et ta pidi risti peal surema meie pattude andestuseks. Täname sind, Jeesus, et sa nii palju armastasid meid, et sa andsid oma ihu meie eest, et sa said murtud meie eest, tegid seda meie eest ja kui Jumal sa ei säästnud isegi oma poega ja andsid ta meie eest, siis kuidas sa peaks meile kõike muud andma. Ma palun, sa võiksid täna kinnitada meid oma armastusega, et sa tõesti armastad meid kui oma lapsi Jeesuse pärast ja et sa annad meile kõike muud, mida me vajame meie vaimulikuks eluks, vaimulikuks võitluseks, usueluks, et sa oled meile andnud kallid imelised tõotused ja need on nii kindlad, sest sa oled meile andnud Jeesuse. Me täname sind selle eest. Võtame osa leivast. Me tänan sind, kallis Jeesus, et sa valasid oma vere meie pattude andestuseks. Me lihtsalt usume, Jeesus, et sinu valatud veres on kõik me patud meile andeks antud. Me südametunnistus on lumest valge, me lihtsalt usu läbi sinu kallisse veresse. Ja ma palun sind, et me võiksime võtta vaimuliku sõjavarustuse, võita meie kiusatused sinu läbi, Jeesus, et me võiksime mõelda iga päev, meeles pidada, mida sa tegid, kuidas sa surid, kannatasid meie pattude pärast, et me saaksime uut jõudu, et me ei taha
haavata sind, teha pattu nii suure armastuse vastu, nii suure andestuse vastu, et me võidaksime kiusatused, seisaksime vastu kurjale, hoiaksime oma südamed puhtad ja elaksime püha elu selle pärast, mida sina oled teinud, Jeesus, sinu kallis veri, su kallis ohver, su ristisurm. Täname sind, et see meie õnnistuse karikas, see kallis saavutus meie eest. Joome sellest karikast. Saame veel laulda ja tänad Isa. Meil on väga tore täna, kuna on isedapäev, siis meil on ka toit, siis me teeme juba toidupalve, aga ka õnnistussõnu, aga palvetame. Me armastame sind, Isan, sest sa armastasid meid ennem ja saatsid oma poja, et meie saaksime vabaks surmast, surmahirmust ja patust. Ja me täname sind, et sa oled meid nüüd kokku kutsunud. Me palume, meie kogudus elaks koos hästi, võideldes koos hästi selle imelisel vaimulikul rindel. Ja me palume, et meie ühtsus kasvaks ja kasvaks.